Kas kõik on valmis? Kõik on valmis. Ma arvan, et kõik, kes on siia tulnud, on valmis. Kunagi vist oli Chalice'i teine plaat, süsteem, mis algas. Kas kõik on valmis? Süsteem, mingi siuke monoloog oli. Vist oli küll, jah. Mingi siuke värk. Me ei ole jälle ammu salvestanud. See on kuidagi nagu naljakas, et isegi ei peaks nagu märkima. See ongi meie see regulaarne salvestusgraafik vist nüüd. Nojah, ma ei tea. Seni, kuni meil ei ole mingisugust nagu produtsenti, meil on peaprodutsent, aga ta ei tegele nii peaasjadega. Ta tegeleb peaasjadega, nagu ta tegeleb selle suure pildi küsimustega, mitte kalendri kokkupanemisega tingimata, nii et seni, kuni meil ei ole seda vahelüli, seda väikest tegevjuhti, ütleme nii. Kes käiks nagu pinda, kes käiks peale. Jah, siis seni me ikkagi laseme elul kulgeda, laseme üle, ütleme otse. Ei no tegelikult on endiselt nii, nagu me eelmine kord rääkisime, et võib-olla ei peagi pikemalt seda kõike lahti seletama, aga me lihtsalt elame väga segaseid elusid ja see, kui me lõpuks jõuame siia mikrofoni taha. See on kõige segasem hetk üldse, et see juhtus. Jah, see on vahel see on olnud kõige segasem hetk üldse. Aga siiski see on olnud siis järelikult selline võimalus, millest me oleme haaranud, sest et ikkagi me alati ju salvestame, kui me saame. Aga meil ei ole kunagi nagu seda soovi olnud suruda ja survestada ennast, et toota tihemini, kui võib-olla jaksaks või saaks. Ja kui tuleb aeg, kus saab natuke tihedamalt lihtsalt olla siin stuudios, siis me hea meelega seda ka teeme. Et ma ei ole endiselt lahti lasknud mõttest, et võiks vähemalt üle nädala teha saadet. Aga see, kuidas sa naersid, see on juba vastus. Mulle väga meeldiks see, kusjuures üle nädala saate tegemine, et see selline, mulle alati nendel perioodidel, kus saadet pole jälle mõnda aega tulnud, kirjutatakse, et küsitakse, et noh, kus on, miks ei ole. Kas on alati sama inimene või need on kõik erinevad? Samad inimesed tavaliselt. Okay, mitte otseselt nagu iga kord erinev, aga neid on rohkem kui üks ja tavaliselt on nad samad inimesed selles suhtes. Aga noh, seda rõõmsam või seda nagu väärtuslikum on see moment. Ma mõtlesin sult küsida, millal sa viimati muuseumis käisid? Oled sa käinud hiljuti kuskil mõnes muuseumis? Ma mugin seda arbuusi, mida sa pakkusid mulle nii lahkelt. Mul on hea meel. Nii et las ma neelan selle arbuusi suude alla. Oota. Ma käisin viimati muuseumis. See oli väga smooth muide, see nagu neelamine ja siis nagu tagasi mikrofoni juurde tulemine. Mulle see meeldis, see oli professionaalne. Smooth moves. Ma käisin viimati muuseumis üleeile. Kas see oli Helsingis? Mis muuseumis sa käisid? Ma käisin Helsingis Amos Rexi muuseumis, kus ma polnud varem käinud. Ma isegi ei tea, mis Amos Rex on. See on üks inimene, nii nagu ma aru saan. No sa oled nüüd muuseumis käinud, ma eeldan, et sa saad päris hästi aru. Ja, et kui ma nüüd täiesti puusse ei pane, siis tegu oli ettevõtjaga, kes muuhulgas kogus kunsti ja siis tema nimeline muuseum ka sinna kesklinna üks hetk tekkis. See on soomlane? Jaa. Nimega Amos? Mina ei tea, kas see on tema mingisugune ettevõtja nimi. Artisti nimi. Artisti nimi. Igal juhul. Ja kui meie kuulajate hulgas on inimesi, kes päriselt teavad, mis selle nime taustalugu on, siis andke meile teada. Ma niimoodi mööda minnes vaatasin seda muuseumi, ma ei tea, taustalugu ja ma väga ei süvenenud sellesse, aga see oli muuseum, kus see ei ole nagu väga vana muuseum. Ta on ikkagi, ma ei tea, kui kaua võib muuseumi nimetada värskeks, aga ta oli piisavalt värske, et ma isegi ei teadnud, et see muuseum eksisteerib seal kesklinnas, kuigi see on kuulsale Kiasmale väga-väga lähedal, praktiliselt üle tee. Ja seal oli selline huvitav väljapanek, mille eesmärk oli tekitada inimestes emotsioone, mida nad tingimata ei pea oskama sõnastada, aga mis sellegi poolest
paneb nende sees midagi liikuma või käima. See pani su telefoni käima, keegi helistab sulle. Mu ema helistab mulle praegu. Kas sa tahad temaga rääkida? No ma ütlen talle, et me teeme saadet, et see on tõsine asi, et ma ei saa praegu rääkida. Okei. See oli päris külm niimoodi nagu lihtsalt emale öelda, et me salvestame praegu, ei saa rääkida, mine ära. No ma olen väga külm poeg. Külm poeg võiks olla kellegi nagu artisti nimi, vaata, see nagu Amos Rexi muuseum, et ongi külmapoja muuseum siis tulevikus näiteks, kui sina oma muuseumi teed kunagi. Külmapoja muuseum see kõlab soomelikult kusjuures, külmapoika või midagi siukest. Ma tegelikult ei oska soome keelt. Ma arvasin, et sa oskad. Lihtsalt ütlesin 2 sõna soomepäraselt, ma isegi ei ole kindel, et soomekeelselt. Ja, ma arvan, et see oli soome keel. See kindlasti ei olnud norra keel ega saksa. Et kui üldse miski, kui see üldse miski oli, siis see oli soome keel. Okei, hästi. Miks ma küsin, mul tuli õudne isu muuseumites käia hiljuti. Ma vaatasin, selline YouTube'i kanal on olemas nagu Visit Tallinn. Ma eeldan, et see on kuidagi nagu Tallinna turismi, ma ei tea siis mingisuguse agentuuri või mis asjad Tallinnal on, mingi turismi organisatsioon, kes aitab Tallinnal turiste rohkem siia saada. Nende kanal ja seal on üks selline vlogija, mingi välismaa vlogija, keda ma isiklikult ei tunne, aga ta teeb Visit Tallinnale videoid, tundub, et ta elab Eestis ja ta teeb nagu väga kihvte videosid, mulle need üldiselt väga meeldivad. Ja ta oli teinud sellise nagu suure ülevaatliku video, ma mäletaks 24 muuseumi Tallinnas, mida sa võiks külastada. Ja seda vaadates mul tekkis nagu kuidagi tunne, et hästi lihtne on vaata minna reisile, siis kui sa reisile lähed, sa vaatad sihtkohas, et et nii palju põnevaid kohti on, kuhu võiks ju minna ja tahaks nagu käia. Aga ma ei ole seda nagu Tallinnas teinud, et pigem vaatad, et mingi uus näitus on kuskil, et lähed mingit näitust vaatamas, aga ma just hakkasin mõtlema, et ma ei ole näiteks Rocca al Mare Vabaõhu muuseumis käinud pärast seda, kui ma olin mingi põhikoolis. Ma pakun kooliga sai mindud. Tegelikult see tundub nagu päris põnev koht. Kas see tundus juba siis põnev või nüüd? Nüüd praegu, ma ei mäleta sellest mitte midagi. Et see tundub nagu fun. Ja siis ma mõtlesin, et peaks rohkem muuseumites käima. No siis sind kindlasti rõõmustab selline infokillukene, et on võimalik osta ka selline asi nagu muuseumi kaart. Mul on see olemas. See kingiti mulle eelmise aasta sünnipäevaks ja kuna mu sünnipäev on taaskord lähenemas, siis ma mõtlen, et sellest 4 korrast, mis ma seda kasutanud olen, on kindlasti vähe kasu olnud. Et peaks rohkem. Ei no 4 on rohkem kui 0 samas. Tõsi. Ma nii mulle tegelikult üldiselt meeldib muuseumites käia, see on tore. Aga mitte kõik muuseumid ei võta ka vastu muuseumi kaarti, näiteks kui ma fotograafis, kas olen käinud. Okay. Aga sa käisid Helsingis põhjusega, ma saan aru, sa ei käinud seal lihtsalt Amos Rexi muuseumis, sa käisid seal kuulamas muusikat. Jaa, kas me hüppame kohe sellesse teemasse nüüd või? Ma ei tea, alustame saatega võib-olla ja siis võib tulla Paradise. Paradise. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulete saadet Popkulturistid. Ma mõtlesin, et sa ütled Paradise. Me juba ütlesime seda. See sai juba ära öeldud. See ei lähe paremaks, kui seda korrutada. Ma luban, ma olen hästi sõbralik Coldplay vastu, sest mingi hetk ma nagu natukene sain aru, et see viha nende vastu on natuke nagu cringy, et tegelikult pole nagu põhjust neid nii materdada, nagu ma võib-olla varasemates mineviku saadetes olen teinud. Tead mis või? Kas sa olen näinud seda? Esiteks, ma üldse ei mäleta, et sa oleksid olnud väga vaenulik Coldplay suhtes. Ma ei mäleta, aga ma igaks juhuks äkki olin. Või kuidagi siuke hinnanguline. Ainus inimene mu elus, kes on tugevalt hinnanguline selle suhtes, et ma Coldplay'd armastan, on meie popkultuuri nõunik Helene Vetik. Rainer Peterson ka, meie teine popkultuuri nõunik on küllaltki nagu... Et selles mõttes, Rainer ei ole nagu mulle nii avalikult etteheiteid teinud, aga võib-olla lihtsalt tal pole avanenud nagu võimalust Võib-olla kui ta seda saadet nüüd kuulab, siis ta Twitteris teeb sul. Jah, et siis tuleb väike rünnak. Mind ei ole Twitteris. Ma tean, su koomiksi konto on seal. Mu PlayStation 4 on Twitteris, aga ma ise ei ole seal. Ja su koomiksi konto on ka Skills. Ja sa tuletad mulle kogu aeg meelde seda ja siis ma unustan kohe ära.
tuleb välja, et sa tegid koomiksit kunagi? Vähe sellest, et ma pole kunagi Twitterist lahkunud, mul on seal lausa 2 kontot, tuleb välja. Et ühesõnaga, kas sa oled näinud sellist meemi, kuhu on kirjutatud, ja see on nüüd meie siuke traditsiooniline meemi ümberseletamise rubriik. Sõnades kirjeldad pilti 1000 sõnaga. Kas sa oled näinud meemi, kus on sellised sõnad nagu I am cringe, but I am free? Ei ole. Mis seal pildi peal on? Kirjelda seda mulle palun. See on liikvel vist erinevate piltidega ja see pilt võib mõnes mõttes olla ükskõik milline. Okay. Oluline on see, et seal pildil näiteks pilt sinust Coldplay kontserdil. Näiteks, jaa, absoluutselt, täpselt nii. Me võime isegi siukse kaanepildi teha sellele osale. Okei, et põhipoint on seal see, et sa näed pildil kedagi või midagi, mis on lihtsalt niimoodi lasknud vabaks ja lihtsalt on nii, nagu ta on, jah. On õnnelikult, ma ei tea, mingites koledates riietes või mingis imelikus olukorras või lihtsalt mingi... Jaak Madisson tõrviku rongkäigul. I am cringe, but I am free. I am a fascist, but I am free. Yeah. Ühesõnaga, seal on niimoodi, et jah, sa võid panna tõrviku rongkäigu rahvaga nagu sinna. Ja siis selle meemi point on alati nagu see, et see ei ole isegi naljameem, vaid selle meemi sõnum on täpselt selline nagu see lause ütleb, et ühesõnaga, et olla cringe võrdub olla vaba. Ja mulle tundub, et Coldplay nähtusena on nagu muusikaline kehastus sellest meemist. Et Coldplay ongi I am cringe, but I am free. Aga kas sinus on siis mingi osa, mis nagu võttes kõrvale selle, et sa ilmselgelt naudid Coldplay muusikat, muidu sa ei oleks läinud sinna kontserdile, et kas sul on mingi osa sinust, mis arvab siis, et see on cringe kuidagi või? Absoluutselt, ja. Ma seal kontserdil olles pidingi nagu näkku vaatama Chris Martinile ja ka iseendale või nendele erinevatele poolustele minu sees. Ja üks nendest, kui ma ütlen poolus, siis see tähendab seda, et neid ongi vist 2 kokku, on ju. Okei, siis igaks just tahtsin kontrollida sinu kui geomeetria eksperdi käest. Et siis üks poolus on see, nüüd sa ütlesid korrektselt üks poolus. Üks poolus on see, mis on selline kuu hämar pool, siis ütleme nii, on ju. Sinu Jekyll, sinu Hyde'ile. Jah, mis on väga skeptiline, igasuguse siiruse ja siukse nagu, ma ei tea, siukse nagu usaldava ja helge avameelsuse suhtes. Ja siis on teine pool, see päikese poole vaatav pool, mis on väga avatud sellele ja vastuvõtlik ja jagab üsna vähe hinnanguid. Ja mõlemad need poolused käisid seal kontserdil, mõlemad poolused vaatasid Chris Martinile otsa ja siis ma sain aru, et I am cringe, but I am free ja mu poolused enam ei pidanud võitlema, vaid nad said aru, et nad on jah, et nende vastasseisust sünnibki tegelikult tasakaal. Ja see on, omaette teema on see, et see Coldplay tuur, mida nad praegu teevad juba vist nagu 2 aastat järjest, Music of the Spheres tuur, et see on selline staadioni kontsertide tuur ja sellest räägitakse niimoodi ülivõrdes ja seda turundatakse kui, ma ei tea, ühte kõige suurejoonelisemat muusikashow'd üldse, mis nagu praegu eksisteerib siin planeedil. Samal ajal keskkonnasõbralikku. Ja kusjuures lahe on see, et
ma ei tea, kas sa mäletad, et kui me aastaid tagasi tegime Raadio 2 saadet sel teemal, et Coldplay otsustas mitte minna tuurile enne, kui nad pole välja mõelnud mingeid häid lahendusi sellele, kuidas oma seda süsiniku jalajälge siis vähendada või üldse nagu nulli tuua või üldse plussi tuua nagu teistpidi, et nagu siduda rohkem kui heita. Just. Et siis see tundus nagu muljetavaldav selline eesmärk, mida püstitada endale bändina või üldse mitte ainult bändina, vaid lihtsalt nagu, ma ei tea, inimestena, et see oli nagu äge samm ja veel ägedam on näha, et nad leidsidki lahendusi ja et nad teevad asju, mis ma arvan, saavad olema ma ei tea, teed rajavad võib-olla meelelahutusvaldkonnas, vähemalt esialgu nende bändide seas, kellel on ressursse päriselt nii suurt sellist, kuidas öelda, keskkonnasõbralikku masinavärki üles ehitada, sest et paljuski ikkagi, ma ei kujuta ette, kuidas mingisugune punkbänd või mingisugune, mis iganes mingi magamistoa elektrooniline muusika, et kuidas ta nagu üksi, kui ta on lihtsalt mingi 17-aastane tüüp, ma ei tea. Sõidab kitarr seljas jalgrattaga kohale ja teeb kontserdi ära. Aga et kui palju sa saad nagu päriselt, päris sükest ma ei tea, sükest süsteemi üles ehitada nagu Coldplay on üles ehitanud. Seal peab ikkagi kõvasti investeerima sinna, eks ole. Et sa pead sinna pumpama vist kõigepealt ikka nagu nii palju raha sisse, et see lävend on nagu väga-väga kõrgel, ma arvan, see hinnalävend. Aga Coldplay suurune või mastaabi bänd saab seda endale lubada ilmselgelt ja nad tegid seda, ma just naersingi seal, et nad seal ju nagu igal võimalusel ka tuletasid rahvale meelde, et kuidas nagu see, et nad tantsivad erinevatel Kas see naer konverteeriti elektriks? Naeru vist ei konverteeritud, aga erinevad sellised tantsutsoonid olid seal staadionil. Ma käisin siis Helsingi olümpiastaadionil Coldplay kuulamas. Aga need aga see süsteem ehitatakse üles igale staadionile, kus nad esinevad. Et seal olid erinevad sellised tantsutsoonid, kus siis inimesed said nagu tantsides salvestada energiat nende akupankadesse, mille abil nad said siis kogu oma seda sükest valgusparki ja helisüsteeme nagu töös hoida ja ka edasi kanda seda energiat järgmistesse linnadesse ja nii edasi ja siis seal olid jalgrattad rivis, kus inimesed said vändata nii enne kontserti kui ka kontserdi ajal, et toota elektrit juurde ja siis inimesed, kes on näinud võib-olla sotsiaalmeediast pilte ja videoid nendest Coldplay kontserditest, siis seal on hästi palju neid sükseid väikseid värvilisi tulukesi, mis on inimeste käte randmete küljes, eks ole, et need on siis süksed nagu ongi randme ümber käivad süksed LED käepaelad, mis siis lähevad just seda värvi, mida parasjagu on vaja, näiteks kui oli laul Yellow, siis loomulikult terve staadion oli kollane ja vahepeal üleüldse tekkisid sinna nagu rahvamassi sisse sellised suured mustrid, et ainult mingites tsoonides. Et valguskunstnik põhimõtteliselt juhib kogu seda süsteemi. Et inimestest saavad pikslid sellises tohutu suures LED-ekraanis põhimõtteliselt, ujuvas LED-ekraanis. Et ühesõnaga, see kõik on väga-väga lahe, et nad seda teevad. Ja siis ma irvitsin seal, ütlesin Keale, oma abikaasale, kellega koos me olime seal, et kas sa kujutad ette mingeid nagu vanakooli rokkareid üldse nagu muretsemas selliste teemade pärast nagu kliima soojenemine, ookeanite, U2 aga ookeanite reostumine, nende puhastamine, kõigi inimeste võrdne kohtlemine, selles mõttes, et see oli nagu... See on kõige vähem rock'n'roll asi üldse. See oli nagu kõige vähem rock'n'roll rokikontsert, kus ma olen elu sees käinud ja jällegi ma pidin endale meelde tuletama, et I am cringe, sel hetkel isegi mitte I, vaid we are cringe, but we are free nagu ja see kõik kokkuvõttes oligi nagu ma ei tea, suhkur mannavahu peal, kuhu on pandud veel ka mett ja maasikat ja moosi, aga see kõik kokku
ikkagi toimus nii õigetel eesmärkidel, et sul on mõnes mõttes nagu võimatu sellele kõigele vastu vaielda, et isegi kui sa nagu vaatad sellele peale niimoodi, et kui cringe, siis kokkuvõttes järgmine küsimus, mida sa pead endale esitama, on see, et aga mis see alternatiiv siis on? Ja miks ma vihkan seda? või mida ma siis tahan? Aga võib-olla see ongi nagu selles suhtes, jättes kõrvale nagu muusika, millest me võime ka rääkida, aga et miks nagu, minu jaoks on see nii huvitav, et miks nagu Coldplay'd vihatakse niivõrd kuidagi tuliselt, et nad nagu, ma arvan, et see vaata sinu see viide, et kõik, kas sa kujutaksid ette päris rokkareid sellise asjaga nagu tegelemas ja niimoodi nagu asjadele lähenemas, et nad põhimõtteliselt on nagu selline the Bud Light of rock and roll, eks ole, et nad on nagu rocki žanris justkui, kuigi see on ka vaieldav, et põhimõtteliselt on nad ikkagi ilmselt nagu muusika žanri mõttes nagu pop-bänd, aga see nagu ülesehitus, see nagu 4 mehe bänd, eks ole, ja kuidagi nagu see tuleneb mingist siuksest indie-rockist ja ilmselt sealt samadest nagu Britpopi sugemetest. Et siis kas see nagu probleem nendega ongi see, et seal on nagu sama selline kerge nagu üleolek ja siuke nagu peenutsemine nagu U2-ga nagu kaasas käib või nagu see nagu sõnum on isegi tihtilugu veits ju sama, eks ole, et Bono tuleb lavale ja räägib sulle surevatest gorilladest ja reostunud ookeanist ja räägib, kui palju parem tema on ja siis sa nagu peaksid justkui tundma sellist aupaklikkust, et kas see on see, mida me tegelikult nagu ei taha oma staaridelt, et me tahamegi minna sinna lavale vaatama kedagi, kes saadab ennast perse ja kõik teised perse ja on nagu siuke rock and roll ja sa unustad üldse kõik nagu probleemid tulleks õhtuks ära ja lihtsalt naudid mingit nagu show'd? Kindlasti mängib oma rolli see, et me tegelikult natuke tahame ka kogeda mingit sellist midagi meeletut, kui me läheme ülemeelikut rock-kontserdile ja midagi ülemeelikut ka ja midagi, me tahame võib-olla kombata mingisuguseid nagu tabude ja lubatava ja lubamatu piire ja nii edasi, et ma jällegi seal kontserdil olles kuidagi kujutasin ette, et kui ma oleksin Marilyn Mansoni kontserdil praegu, siis see olekski täpselt selle praeguse kontserdi vastand oma mingisuguse siukse nagu meelestatuse või energia poolest. Ei, ma arvan, et ma usun, et jah, võib-olla tõesti, sest et see tõesti see kaasamise osakaal seal kontserdil oli ikkagi nagu väga suur. Mulle tundub, et see bänd tegi kõik endast oleneva, et staadioni kontsert muuta võimalikult isiklikuks ikkagi. Muusikud on sageli rääkinud erinevates intervjuudes, kuidas staadioni kontsert on selline formaat, kus on tegelikult väga raske bändil on väga raske publikut üldse nagu tajuda, nii nagu kuskil, ma ei tea, väikses klubis esinedes sul on võimalik tegelikult näha nagu igat silmapaari, mis sind vaatab ja põhimõtteliselt nagu eristada neid inimesi üksteisest ja nagu näha, et see seal nagu on kaasas, see siin, ma ei tea, räägib telefoniga, aga siin üks esireas nagu nutab lausa on nii kõvasti kaasas, on ju. Et staadionil see kõik kuidagi nagu et see on ikkagi nagu kauge kõik, et seda rahvast on liiga palju, et ükski inimene päriselt suudaks nagu seal nagu sisse zoomida nendesse nägudesse ja nagu aru saada, et mida rahvas arvab, et sa saad ainult sellist nagu väga üldistatud emotsiooni kuidagi kogeda, et kas läheb peale või ei lähe või sa isegi ei saa aru, kas nad võtavad oma välgumihklid välja, et kaasa lehvitada, sest valgustehnik lükkab just õigel hetkel valguse peale ja nii on. Põhimõtteliselt jah, et sa ei pruugi isegi nagu näha publikut, eriti kui läheb pimedamaks, siis enam ei näegi, on ju, et sa põhimõtteliselt esined nagu siuksele nagu kosmosele tähistaevale. Aga see, mismoodi nad olid selle lava seal üles ehitanud, võimaldas neil nagu liikuda sinna staadioni keskele täitsa ja mingil hetkel nad läksid ka siuksele eraldi saarekesele staadioni täiesti nagu tagumises otsas, nii et nad ikkagi nagu käisid nii palju kui võimalik nagu niimoodi nagu siuksed eri punkte siuksel ühel joonel läbi. Ja ikka tõeline siuke areenarokki värk. See oli suur areenarokk, väga suured ekraanid olid muidugi ja lisaks kuigi see kõik oli ju kokku lihtsalt siuke nagu lavastus, tegelikult see on lihtsalt nagu
noh, sekundi pealt paika pandud lavastus, seal ei ole tegelikult ruumi spontaansuseks või noh, nii palju, kui on võib-olla kuskil jällegi mingil keldriklubi kontserdil. Et siis jällegi, et no, seal oli piisavalt palju siukseid üllatusi ikkagi ja koha peal sündivaid selliseid erilisi hetki, mis tekitasid tunde, et see, et me täna siia sattusime, oli eriline juhus ja see on praegu eriline asi, mida me siin näeme. No näiteks, seal on moment, kus solist Chris Martin lihtsalt loeb neid erinevaid plakateid ja ma ei tea, suuri nagu silte, mis inimesed on kaasa võtnud, et bändile näidata ja reageerib nendele ja siis lõpuks valib nende, ma ei tea, plakatihoidjate seast, ilmselt nagu paljud inimesed teadsid seda ette või midagi, valib siis inimesed, kes saavad tulla temaga lavale ja siis ta laulab neile laulu. Nad istuvad seal lihtsalt oma plakatiga. Ja siis oli nagu nii vahva, kuidas seal olid 2 teismelist Soome neidu, kes Chris Martini sõnul olid seal juba teist õhtut järjest, kuidagi nagu tundis nad ära. Need neiud olid teinud talle Soome lipu, kuhu oli kirjutatud peale Magic. Ühesõnaga ta võttis nad lavale ja siis nad veel rääkisid talle lavale, et tänu Coldplay'le meist said parimad sõbrad. Ja siis Chris Martin laulis neile Magicut ja siis nad said... Kõik nutsid. Siis on niisugune koht, ja siis nendel hetkedel siis Chris Martin nagu lükkas mikrofoni nende ninade alla ja siis nad natuke nagu valesti nagu väga hingestatult laulsid kaasa ja see kõik oli nagu nii armas, et korraks läks kõigil, noh, ma ei tea, kas kõigil, aga no mul läks korraks meelest, et ma olen suurel Arena Rocki kontserdil, mul tekkis tundus intiimne, nagu ma oleksin jällegi mingil väiksemal kontserdil ja seal oli muid siukseid hetki ka nagu, noh, seal oli nagu ju mitukümmend tuhat inimest, aga momendid, kus Chris Martin jällegi on üksi laval akustilise kitarriga ja siis ta lihtsalt nagu kaameramehed püüavad sellest publiku merest kinni üksikuid siukseid suuri plaane inimestest, kes seal on tulnud koos kaaslasega või on üksi, aga kes millegipärast on jäänud silma operaatoritele ja siis sel hetkel, kui see inimene või need inimesed sinna ekraanile pandi, siis Chris Martin nagu laulis otse neile väikse laulurea, mis oli nagu nende välimusest või nende mingist olekust inspireeritud. Ja see on natuke nagu Chalice, kui mööda kõnnib inimene uhkes ülikonnast, ohoo, kui uhke mees laulab oma laulu edasi. Ma lihtsalt käisin üks päev, pole oluline. jah, ilmselt jah, I'll take your word for it. et no siuksed momendid, vaata, mis nagu lasid nagu, andsid õhku sellesse nagu muidu väga läbi lavastatud ja nagu kuidagi nagu tehislikku. Ei, mitte tehislikku, aga nagu siuksesse nagu rangesse, nagu rangelt paika pandud sellisesse nagu programmi, on ju. Et see kõik oli väga vahva. Selles suhtes need nagu suured Arena Rocki show'd ongi mul on ka terve hulk muusikuid, kelle puhul ma mõtlen, et nagu nende muusika mind nii sügavalt isegi võib-olla ei puuduta, aga tahaks nagu show'd näha. Ma arvan, et Madonna oli kunagi mu nooruspõlves näiteks üks selline artiste, kelle puhul nagu need lavashow'd olid hästi uhked ja võimsad ja vägevad ja neid on veel. U2 on ka näiteks minu jaoks selline bänd, kes mulle nagu, neil on mingid hästi ilusad lood, aga nad nagu väga pikka aega juba lihtsalt nagu ei tekita minus mingeid erilisi positiivseid emotsioone või minu jaoks nendega käib kaasas mingi sarnane mure nagu Coldplay'ga, millele ma ei oska nagu väga näppu peale panna. Coldplay puhul võib-olla nende muusika on läinud aastate jooksul minu jaoks lihtsalt pigem nagu natuke igavaks, aga see on nagu minu, mitte nende probleem. Aga lihtsalt nagu on nagu mingid asjad, näiteks U2 show'd ma vaataks ka ja ma usun, et Coldplay kontserdil oleks nagu päris huvitav olla just lihtsalt sellepärast, et mitte selle muusika, vaid kõige selle show pärast, mida sa kirjeldad. Aga jah, need on nagu sellised kontserdid, et kui keegi annaks mulle pileti kätte, ütleks, et istu auto peale lähme, et siis ma läheks, aga ma nagu ise otseselt eraldi vaeva nägema ei hakkaks. Kusjuures mul on pigem see aasta kahju, et ma ei ole
ei ole tegelenud sellega, et sellele uhkele Taylor Swifti tuurile minna, mis ka siit lähedalt vist Stockholmist läbi käis, et noh, ka tema puhul nagu kogu see show ja värk on nagu väga, väga vägev, et seda kõike näha. Mis hakkasid ütlema? Ma lihtsalt tahtsin nagu natukene sellest Coldplay muusikast rääkida, sest ma sellest nagu ei ole jõudnud, et kuidas see nagu kontsert muusikaliselt oli või kuidas ise nagu Coldplay loomingusse suhtud, et kas ta sinu jaoks on siuke nagu mälestuste või siuke noh, et minu jaoks näiteks Coldplay 4 esimest plaati, 4 esimest plaati kuni siis Viva la Vidani mulle meeldivad, aga kõik, mis peale seda on tulnud nagu ma ei ole leidnud sealt enam midagi nagu sellist, noh, mingit klikki pole olnud, kusjuures Viva la Vida on minu meelest väga hea album. Ma olen ka nagu, et hästi paljuski see on kõik siuke nostalgia tagaajamine, aga ma võin öelda, et mul on hilisemad albumid ka niimoodi pisteliselt meeldinud, näiteks Everyday Life oli väga eriline minu arust. Ghost Stories väga-väga meeldis. Ja see juba, noh, inimestele, kes on kuulnud neid albumeid, see juba nagu annab ilmselt mingi selge sükse suuna kätte, et mis see minu eelistus on, kui ma mõtlen Coldplay peale või kui ma kuulan neid. Ja noh, et seda eelistust lahti seletada, siis mulle meeldib, kui nad teevad pigem sellist indimat muusikat, rahulikumat, nagu väiksema sükse nagu no vähem nagu sükest nagu ilutulestikku ja efekte ja rohkem sellist, ma ei tea, intiimne, akustiline nagu kitarri ja klaverit ja lauluhäält, on ju. Ja see on huvitav, kuidas Coldplay nagu kuidagi kõigub minu arust sükse kahe äärmuse vahel. Ja see praegune tuur on ka väga selgelt ja täiesti arusaadavatel põhjustel üles ehitatud just sellele nagu suurejoonelisemale popimale poolusele nende kataloogist siis. Ja see on tegelikult just see pool Coldplayst, mis mind kõige vähem huvitab. Nii et ma olin ka seal selleks, et kogeda seda best show on earth'i põhimõtteliselt, et näha, et mis see siis on, kuidas see kokku on pandud. Ja need 2-3 korda, kui nad mängisid minu mingeid vanu lemmikuid, siis ka need, noh, nad olidki nagu siuksed väiksed peatused nende põhi selliste, ma ei tea, Ameerika mägede atraktsioonide vahel, et nad olid hingetõmbepausid, aga minu eelistus olekski olla nendel hingetõmbepausi kontserditel tegelikult. Et see oli nagu siuke lõbustuspark kokkuvõttes ja selles mõttes see popim ja suurem Coldplay ei lähe mulle praktiliselt üldse korda tegelikult. Aga see ongi jah lahe, et nagu ma ikkagi hindan seda, et nad teevad nii paljusid erinevaid asju ja et nad ei jäänud kinni mingisse ühte niši. Ma arvan, et see on nagu omamoodi saavutus ikkagi, ma ei tea, pärast 2 albumit otsustada, et nüüd siit me lähme edasi sellisesse kohta, kus nagu meist saab maailma suurim bänd põhimõtteliselt ja nad hakkavadki nagu staadione välja müüma. Et noh, et see ei peagi mulle meeldima, sest et nad juba võitsid mu usalduse ja ma tegelikult nagu, mulle meeldib Chris Martini hääl, mulle meeldivad need meloodiad, mulle meeldivad Coldplay kitarristi kitarrikäigud, ma sain aru, et see on miski, mis mind nagu kuidagi väga sügavalt puudutab, see mingisugune siuke lähenemine, ma ei tea, soundile ja kitarri nagu meloodiatele on kuidagi väga eriline. Neil on väga, mis sellel kitarristil on. Neil on väga lihtsad ja popilikud meloodiad, mis on väga nagu, ütleme siis nagu rahuldust tekitavalt lihtsad. Ja nende produktsioon, eriti mida aeg edasi, on läinud ka ääretult selliseks lihvituks. Nad on tõesti, ma arvan, et kõige suurem nagu asi, mida neile
neile nagu teatud mõttes saab nii kiituseks öelda kui ka ette heita, et noh, et see on nagu kõige vähem rock n roll asi nende puhul, et seal ei ole nurki nagu minu jaoks lõpuks. Ei olegi. Ja seda on nagu, noh, minul on sellist muusikat pigem nagu raske kuulata, et noh, minu jaoks nagu Harry Styles on rohkem rock n roll kui Coldplay, eks ole. Ma olen nõus kusjuures. Et seal on, noh, see ongi nagu selles suhtes huvitav, et noh, mingil määral nende nagu see algusareng oli kuidagi siuke Radioheadilik isegi ja noh, nagu sinna suunda, aga mingi hetk, kui Radiohead tegi selle, et noh, et me pöördume nagu popi elektroonika poole, aga teeme seda nagu kõige värdjalikumal viisil üldse, siis nagu Coldplay tegi, et me teeme nagu ülipolished. Nad läksid 2 eri äärmusesse. Radioheadi puhul kõik ootasid, et nad läheksid hästi suureks ja nagu teeksid suuri staadioni kontserte igavesti pärast seda, kui kogu maailm kuulis Creep'i ja kukkus pikali. Mis on täiega staadioni kontserdi lugu ju, noh, nagu sa tahad istuda meeletus suurel nagu alal, kus on ülivalju see hetk, kui see nagu kitarr sisse tuleb, eks ole. Ja see hetk, kui nad läksid elektrooniliseks ja imelikuks, oli just see hetk, kus väga paljud fännid nagu pettusid ja pöörasid selja Radioheadile ja noh, öeldes, et see on liiga imelik ja see nagu ei haara kaasa absoluutselt. Ja Coldplay, keda ma mäletan samamoodi nullindate alguses, mõned muusikakriitikud kuidagi üritasid tituleerida nagu järgmiseks Radioheadiks, et äkki neist tuleb Radioheadi mantlipärija. Läksid jällegi nagu vastassuunda sellega, et nad läksid just niimoodi hästi suureks, hästi popiks, kõik nurgad lihviti maha. Sest minu arust seal on mingeid nurkasid, selles on, Coldplay muusikas on mingisugune siuke, sellele ilule on vastukaaluks mingisugune siuke kurbus, mis... Ja, aga mitte kunagi liiga palju, vaata, et see ongi nagu, see on nagu siuke, see on siuke ilus kurbus. Minu jaoks ta nagu on isegi nagu Viva la Vida ja noh, seal plaadil on väga süngeid lugusid, aga need on esitletud kuidagi sellises, noh, kas või see tiitellugu, eks ole, see on esitletud mingis sellises leppimises ja mingisuguses sellises nagu sa vaatad ennast kuskilt kaugemalt ja sinu sees on rahu ja sa räägid sellest nagu raskusest läbi rahu. Et noh, sinus ei ole seda ängi enam sees või kuidagi, ja see ängi puudumine on võib-olla see, mis nagu Coldplay puhul hästi kuidagi muust rockist eristub. Ja see on väga täpne kirjeldus ja sellepärast ma ka jällegi seal staadionil seistes sain aru, et Coldplay on ilmselt hetkel kõige kuumem ilmalik kristlik bänd. Võib-olla tõesti. Nagu reaalselt see vibe neil või kogu see nagu Coldplay siuke nagu see milline see show on, et kui turvaline see on, kui kõiki nagu ühendav ja siuke kõiki kokku kutsuv ja selline nagu frictionless üritus on, kõiki kaasav, kõigiga arvestav, selline nagu headust meelde tuletav, kuidas see kõik on siuke, noh, seal on momente, kus Chris Martin on põlvili ja tänab inimesi, et nad ikkagi tulid, et nii raske on ju tulla siuksele suurele staadioni kontserdile ja ma tean, et see oli nagu siuke täielik nagu the shit you had to go through to get here nagu. Ja sa mõtled, et see buffet hommikusöögilaud seal laeval ei olnudki nii hull. Et ja noh, kuidagi nagu ja no kõik võimalikud poliitilised avaldused, noh, et Chris Martin ütles, et see on üks väheseid, et mul on nii hea meel siin olla ja mul on suur au ja see on üks väheseid ja see koht on nii eriline sellepärast, et siin me saame vabalt öelda, et siia on teretulnud nii Iisraeli inimesed kui ka palestiinlased, siis tal oli ühtlasi, noh, põlissoomlastel on võib-olla teistsugune arvamus. Ma ei tea, kui palju neid seal staadionil oli. Sinise ja kollase värviga käepaelad olid tal ja kõrvarõngad, eks ole. No, siis ta käis seal laval ringi LGBTQ plus lipuga ja lõpuks pani selle endale pähe nagu ja kuidagi hingas seal selle lipu sees. Ja, oli veel rohkem woke kui olümpiamängu tavatseremoonia. Et see kõik on nagu, ongi nagu seal on nagu seda siukest positiivset sõnumit nii palju, et
mõnes mõttes. Üks juurde enam, siis oleks nagu liig. Et mõnes mõttes sa võid nagu minestada, ei minu arust seal on nagu, seal ongi juba üks juurde pandud, aga siis sinna on veel 12 veel juurde pandud ja siis tekib see efekt, kus vaata, kui sa mingit asja nagu korrutad, siis mingist hetkest see muutub tüütuks, siis ajab sind raevu ja siis juhtub veel erinevaid asju, kuni lõpuks nagu it just wins you over. Ja, et siis, et mingist hetkest oled, et teatud nagu järeleandmatus ikkagi lõpuks viib niimoodi sihile, et isegi, et mingi osa su vastastest ikkagi lõpuks nagu nad lihtsalt väsivad ära ja nad tulevad su poolele. See on minu kunagine lemmik podcast, mida kahjuks nüüd juba 4 aastat ei tehta ja mis oli üks selle meie podcasti inspiratsioone oli Hello Internet ja seal nad armastasid väga rääkida lippudest ja selle podcasti ühel saatejuhil CGP Gray'l oli alati selline viide, et tema jaoks nagu Marylandi lipp, nagu USA osariigi Marylandi lipp on nii kole, et ta on nagu äge. Ja tema jaoks oli sellise it's reached the Maryland point, eks ole, et see on nagu nii, see sõna, mida sa alguses küsisid, cringy, et nüüd on nagu lahe, kui cringy see on või kuidagi nagu. See on umbes nii cringy, nagu kui me vaatame praegu USA teleankruid analüüsimas, mida tähendab brat. Et Kamala Harris on brat. Ja. Et ma püüan siia sisse tuua päevapoliitikat, vaata nüüd osavalt peita. Ei no Coldplay toob ka päevapoliitikat sisse. Lihtsalt kõik. Ja nad toovad kõik sisse ja nad toovadki sisse selle sõnumiga, et lõpuks on lahendus ikkagi rahu ja armastus. Mis jällegi, need on sellised sõnumid, mida on tegelikult nagu võimatu veenvalt välja öelda. No, ilma, et sa ei tunduks nagu pooletoobine või kuidagi nagu elukauge, on ju. Ja noh, jällegi nii nagu ma ütlesin, kuna nad teevad seda nii järeleandmatult, siis lõpuks nagu, kuigi sa oled seal, ma ei tea, sees võib kihvatada või kuidagi tekib mingi väsimus või mingisugune süüke nagu vastumeelsus võib-olla isegi selle süükse positiivse programmi suhtes, siis lõppkokkuvõttes, kuna see on nii siiras, ja see ongi see, see on see, kus tuleb sisse see süüke nagu, ma ei tea, see mingi kristliku roki element. How can you hate that, eks ole? Et siis nagu, et sellele nagu vastu puigelda on ka mõttetu, sest et sellega sa ei võida mingeid nagu laheduse punkte juurde, sa ei paku sellega ka mingit paremat lahendust. Ja siis sa lõpuks saad aru, et aga tegelikult ma tahan ka neid samu asju. Tegelikult ma tahan ka, et nagu, et bändid, kellel on esiteks nagu väga palju sõnaõigust ja nagu ressursse, et nad teeksid midagi enamat kui noh, kõik need ülejäänud bändid, keda lihtsalt ei koti. Ostavad uusi mõisasid. Ja, et tõesti need initsiatiivid, need keskkonnahoiu ja ma ei tea, inimõigustega seotud initsiatiivid, mida Coldplay on kas algatanud või mida nad toetavad järjepidevalt, see kõik on lihtsalt nagu super. Et lõpuks on see ikka vähem cringe kui see, et Kid Rock läheb nagu Republican National Congressile ja laulab Donald Trumpile nagu võidulaulu. 100%, et ja noh, ongi kuidagi nagu mul praegu meenub, seal kontserdil meie selja taga üks noormees palus oma pruudil kätt. Oh my god, see on nagu liig. Ma saan aru, ma räägin sulle. Ma räägin sulle juba. Ja nad ei saandki lavale, neil ei lauldudki lavale. Ma räägin, et see oligi nagu, nüüd läks üle piiri. Ja see oli laulu ajal My Universe. Et Chris Martin nagu hüples seal laval ringi, you are my universe, oh! Ja siis samal ajal nagu me kuulsime, et meie selja taga nagu inimesed hakkasid huilgama ja plaksutama, me keaga pöörasime ümber ja meie selja taga reaalselt inimesed olid niimoodi väikse ringi moodustanud ja siis nagu noh, üks poiss oli põlvili ja see tüdruk oli ka kükitanud ta juurde ja hoidis oma nagu näost kinni ja hoidis pisaraid tagasi. Ma tegin nii heteronormatiivse hüppe praegu, et see kindlasti oli poiss, kes oli põlvili. No jaa, aga sa panid täppi. Statistiline tõenäoliselt. Et
et oli siuke hetero abielu ettepanek oli selja taga, aga laval oli LGBTQ+ lipp, nii et nagu kõik oli lubatud tol õhtul, see oli siuke eriline õhtu. Ja siis nad suudlesid ja saad aru, ja mul oli ka korraks tunne, et nagu pisarad hakkavad silmad. See on armas, mis siin nagu öelda, how can you say, mida sa nagu selle peale ikka halba ütled? See on nagu liiga palju, aga noh. Seal oligi kõike väga palju. Seal oli kõike väga palju ja väga naljakas oli ka mõelda selle peale, et mu õde oli mõni päev varem käinud. Abiellunud just Coldplay saate. ja et ta oli käinud oma pojakese ja elukaaslasega Travis Scotti kontserdil. Ja ma ei tea, kas sa oled näinud Travis Scotti kontserte. Ei ole. Kunagi me rääkisime sellest ühes ammuses Raadio 2 saates ka, sest et Netflixis ma olin just värskelt vaadanud ühte Travis Scotti dokumentaali, kus oli väga palju ka tema klippe tema kontsertidest. Ühesõnaga, lühikokkuvõte, mõned aastad tagasi oli tohutu suur uudis, kurb uudis, see, kuidas Travis Scotti kontserdil asjad läksid nii käest ära, et mitu inimest sai surma kontserdil, mis on nagu kõige, ühesõnaga, kui sa tahad nagu jällegi mingit nagu vastandit sellele Coldplay elamusele, kus oli siuke tunne, et kohe keegi sünnitab. Kui kohe keegi sünnitab või siis, et kui kellegi beebi läheb seal kontserdil platsil kaduma ja roomab seal jalgade vahele, et siis kindlasti ta lõpuks nagu, ma ei tea, tõstetakse lavale ja Chris Martin isiklikult päästab ta ja tõstab ta niimoodi taeva poole üles nagu lõvikuningas tõstab oma pojakese Simba sinna päikese poole, et põhimõtteliselt, et see oli see nagu, et see, kui rääkida sõnast safe space, et siis ma arvan, et staadioni Rocki kontsert ei saa olla nagu safe'im kui Coldplay staadioni Rocki kontserdid, samas kui Travis Scotti kontserditel inimesed surid, on ju. Ja kui ma nägin neid videoid nendest hetkedest seal, ma ei tea, nädal tagasi toimunud Travis Scotti kontserdis, siis mul ikkagi uuesti tuli hirm nahka, et ma mõtlesin nagu, ma hakkasin mõtlema, et kuigi ma tunnen jällegi see hämar pool minust tunneb nagu kihku kogeda mingit sellist nagu toorest, sükest nagu ilma filtrita mingisugust nagu energiat lihtsalt, vaata, et minna ja nagu kuradi lasta vabaks, vaata, mis iganes. Põled ereda leegiga. Ja, et siis tegelikult nagu ma vist ikkagi olen piisavalt nagu alalhoidlikuks muutunud, et tegelikult ma ei taha olla sükses kohas. Ma ei tahaks olla sükses kohas, kus seal oli 80 000 inimest, Ivo. Travis Scotti Milano kontserdil oli 80 000 inimest. Seda on palju. Ja sellest on nagu klipid sotsiaalmeedias, kuidas see inimeste mass nagu, et see näeb välja, see ei ole enam inimmeri, see on inimookean, saad aru, see näeb nagu ebaloomulik välja. Ja siis see, mis, ja vaadates klippe minu õe ja mu õe poja neid Instagrami videoid. Ta võtsime lapse sinna kaasa. No jah, aga ta ei ole enam nagu laps, et ta on ikkagi siuke nagu young adult peaaegu. Ma saan aru, ma lihtsalt tunnen, et mina olengi võib-olla liiga noor. Ta sai põhikooli lõpu kingituseks ja sai Travis, sest et ta on Travis Scotti fänn. Okay. Ja seal, kõik, mis ma nägin, oli see, et seal olidki nagu mingid, ma ei tea, 15-16-aastased Itaalia noormehed, kes olid kõik, eranditult kõik olid ilma särkideta, üleni higised, niimoodi higist läikivad, kõigil olid mingisugused nagu kõhukotid visatud üle õla või lihtsalt mingid nööridega, mingid nagu seljakotid ja... Vastandiks heteronormatiivsele sellisele abielu ettepanekul oli seal homoerootiline. See oli nagu... väga homoerootiline ja tohutu tunglemine ja siuke nagu, seal tekkisid siuksed nagu moshpitid, et selle ookeani sees oli nagu palju erinevaid siukseid ja neid on nende ma ei tea, videoklippidelt on nagu näha, kuidas ongi lihtsalt isetekkelised siuksed nagu natuke tühjemad ringid, kus siis inimesed nagu nad hüppavad sinna, et hakata seal tõuklema ja siis olid mingid klipid, mida siis mu õepoeg filmis, kus kõik need poolpaljad Itaalia poisid olid nagu istusid maas
üksteise nagu siukse nagu rivis on ju, hoidsid käsi nagu üksteise õlgadel ja siis lihtsalt tegid nagu siukse nagu aerutamise või mingi sõud, mis liigutas. mis asi see on nagu what the fuck nagu, et mis seal üritusel toimus. Ja see on huvitav, mul on siuke tunne, et meil on tekkinud moshpitist selline nagu Hollywoodi klantspiltide nagu ettekujutus, siuke nagu 80ndate hair metal'i siuke juukse loopimine esireas, eks ole, tegelikult moshpit on nagu väga siuke ska ja pungi selline nagu väga-väga agressiivne, nagu vägivaldne asi tegelikult, kus tõugeldakse, hüpatakse üksteisele otsa, nagu väga loomalikult kuidagi niimoodi väljendatakse ennast. Need kõik inimesed, kes seal käivad, käivad seal nagu hea meelega ja naudivad seda miskipärast, aga see kindlasti moshimine nagu selle kõige otsesemas tähenduses ei ole lava ees juuste loopimine. Ja. Nii et ütleme nii, et igale ühele leidub midagi siin praegusel, kuidas öelda, staadioni kontserdite turul. Ja ma sain oma Coldplay elamuse kätte. Jällegi, ma ei saanud nagu muusika elamust otseselt, sest et ma ei tea, 90% sellest playlistist seal koosnes lugudest, millest ma ei hooli eriti, aga ma hoolin. Sa tahtsid Yellow't kuulata? Ei, isegi Yellow ei ole mu lemmik kusjuures, aga see on sellest perioodist või sellest osast nende kataloogist mis mulle rohkem korda läheb, seda küll. Aga ma hoolin sellest, ühesõnaga, nende muusika ikkagi vaatamata sellele kõigele läheb mulle korda ja sellepärast nad on nagu üks segadusse ajavamaid lemmikbände, mis mul üldse on. Mulle nii meeldis, kuidas sa kirjeldasid mingi hetk siin enne seda, kui me Travis Scotti juurde läksime. Sa kirjeldasid nagu, et seda abielu ettepanekut ja et kuidas see nagu, et see on nagu nii, see kristlikkusega võrdlus ka, et kõik on nagu nii kuidagi ilus ja hea, et kuidas sa nagu vihkad seda ja mulle tuli meelde see, kuidas Trey Parker ja Matt Stone rääkisid sellest Book of Mormoni kirjutamisest ja nendel on üks South Parki osa ka, kus nad siis et South Parki puhul nagu ma ei ole nüüd aastaid vaadanud, ma ei tea, kuidas neil see praegune nagu story jookseb, ma saan aru, et põhitegelaseks on vahepeal muutunud Randy Marsh, kes on siis Stan Marshi isa, aga see polegi nii oluline, et nad on tavaliselt väga kriitilised erinevate religioonide suhtes, mis tõttu ka kõik osad, mis nad on erinevatest religioonidest teinud, on väga, väga kriitilised olnud. Ja kui vaadata nende nagu seda mormoonide osa, siis nad on väga kriitilised selle pühakirja nagu sisu üle, aga nad on väga kiitvad ja positiivsed ja kuidagi nagu toetavad nende inimeste osas. Ja seda nagu tajuda nende selles muusikalis ja nad ise nagu rääkisid, et see on nagu siuke nagu, ma neid sõnu täpselt ei mäleta, aga see mõte, mis nagu mulle kaastab, et seal on nagu nii palju siukest armastust ja rõõmu ja nagu hoolt ja nagu kogukonna tunnet, et sa ei saa nagu heitida seda, et sa võid nagu naerda selle üle, nagu absurdne see on, mida nad nagu usuvad justkui, aga see, et nad nagu armastavad üksteist ja nagu toetavad ja need nagu pered nagu, see on nagu ju hea, et sa nagu ei mõnita seda ju, et see natukene meenutab mulle seda, mis sa Coldplayst rääksid, et nagu, aga ma ei tea, ongi ilus, keegi teeb abielu ettepaneku ja Chris Martin toob tüdrukud lavale ja laulab neile ja kõik nutavad ja kõik on nagu nunnu ilus, et okei. Ja vaata, mulle tundub, et rockstaariga käib kaasas mingisugune nõue või mingisugune ootus, et ta peab olema karismaatiline, et ta peab olema kuidagi nagu edgy, natuke nagu ohtlik või siuke vastuoluline või siuke nagu natuke rebel. Mässama millegi vastu, mingi ühiskonna mingi osa vastu, mis tõttu näiteks Harry Styles on rock, aga Coldplay ei ole. Ja seal peab, ja tal peaks olema ka mingit nagu seksapiili. Ja ikka, nagu, sex, drugs and rock and roll, see on siuke püha kolmainsus, selles
Matrixis ja ütleme nii, et Coldplay puhul seksi seal pole, drugsi, noh, kui vesi ja roheline tee on drug, et siis võib öelda, et jah, et seal natuke on mõnuaine H2O. Aga vesi kindlasti allikast, noh, nagu mitte lihtsalt mingisugune kemikaalidega puhastatud vesi. Ja rock and roll, noh, ehk siis nagu kokkuvõttes nagu, ma ei tea, mis see ma arvan, et nende karisma, tead, okei, ka ootamatu seos, aga mulle hullult meeldib Lotte selline tagline või tunnuslause, kas sa tead seda? Lotte nagu multikategelane, ei tea. Ma ei ole kunagi vaadanud Lotte multikaid, ma peaks võib-olla, aga leiutajate küla Lotte. Ma ei tea, kas see on ainus tunnuslause, aga vähemalt see on see tunnuslause, mis mulle meelde on jäänud. Leiuta, aga ära mölise. Neil on selline tunnuslause nagu headus teeb elu huvitavaks. Which is so not true. See on nagu asi, mida sa oma lapsele ütled nagu valetades talle, et ühiskonda koos hoida või midagi. Ei, ma vaidleks vastu, sest et minu meelest, sest ma ei ole üldse optimistlikult meelestatud inimkonna suhtes. Ma ei usu, et meil on väga nagu helge tulevik. jah, või noh, see on võimalik, aga see tuleb väga kalli hinnaga ja meil on nagu väga raske ikkagi nagu koos eksisteerida siin maailmas, mitte ainult nagu üksteisega koos, vaid ka iseenda sees, iseendaga eksisteerida rahus ja sellises nagu tasakaalus on väga-väga-väga raske. Ja pigem mulle tundub, et samamoodi nagu gravitatsioon tõmbab kõik endale ligi, siis nagu selline meeleheide ja lagunemine ja kõikide plaanide läbikukkumine ja nagu siuke luhtumine on miski, mis juhtub iseenesest, et igasugune nagu... Sa pead nagu kulutama energiat, et asju koos hoida. Sa pead tohutult palju kulutama energiat, nagu et asju koos hoida või kuidagi jah, et tekitada arengut või siis vähemalt hoida asju nagu selles mõttes nagu neutraalis, et nad ei lähe ei paremaks ega halvemaks, aga nad püsivad mingisuguses nagu stabiilsuses. Mu keemiaõppejõud Lembi Tamm, kes kirjutas enamus keemiaõpikud keskkooli ja põhikooli tasemele või vähemalt väga palju, ta luges mulle keemia aluseid ülikoolis. Tõi selle peale suurepärase näite, kui ta selgitas, mida tähendab entroopia universumis. Ja ta selgitas seda nii, et toa koristamiseks on vaja kulutada energiat, aga tuba sassi läheb iseenesest, ehk siis universum on üles ehitatud nii, et kaos ajas suureneb ja selleks, et kaost nagu vähendada, tuleb kulutada väga palju energiat. Nii et selles mõttes minu arust nagu headus, noh, kõige süksel üldisemal kujul, seda saab ka nagu niimoodi detailsemalt vaadata niimoodi nagu, et kuidas headus milliseid vorme headus saab võtta elus ja mis olukordades headus nagu muutub oluliseks ja nii edasi, aga kui jääda nagu hästi üldiseks praegu, siis ikkagi headus nõuab tohutut pingutust minu meelest. Minu meelest headus ei tule iseenesest. Ma tean, et on nagu inimesi, kes arvavad, et või on selle seisukohal, et inimesed on kuidagi nagu ikkagi oma olemuselt head, et isegi öeldakse ju vaata, et halbu inimesi ei ole olemas, et on lihtsalt inimesed, kellel on elus läinud halvasti ja siis elu tingimused on pannud neid tegema väga halbu tegusid, aga see ei tähenda, et nad oma olemuselt oleksid halvad, eks ole. Mis on ka siuke nagu, see on siuke filosoofiline vaidlus ja seal saab vaielda nii ja saab vaielda naa, või ma näen nagu mõlema poole argumente, aga ma ka pigem kaldun arvama, et inimene ei ole nagu loomult hea. Minu arust headus on ka siuke asi, mis nõuab pingutust ja see nõuab mingit nagu tööd iseendaga, et sa saaksid kultiveerida endas ruumi empaatiale nii enda suunas kui ka teiste suunas ja nagu mingit nagu mingit sükest nagu jaksu hoida asju koos ja aidata teisi ja nagu panustada nagu arengusse, mitte asjade lammutamisse ja lõhkumisse ja nii edasi. Et sa ei ole nõus? Mingi piirini olen nõus, et
noh, võib-olla nagu see maksimum, kuhu ma olen nagu nõus selle noh, nagu argumentatsiooniga minema, et noh, et inimene ei ole ilmtingimata ei hea ega halb, et noh, nagu see nagu need tähendused nagu võib-olla luuakse hiljem ja luuakse siis vastavalt, ma ei tea, parasjagu erinevatele kogukondadele, ühiskondadele ja sellele, mida siis nendes kogukondades väärtustatakse või ei väärtustata, aga ma usun, et inimene oma noh, nagu bioloogialt ja ülesehituselt on üsna empaatiline või noh, nagu, et me oleme nagu kogukonna loom, et me tahame elada nagu kogukondades ja selleks, et seda saavutada, peab nii ehk naa mingil määral nagu selle kogukonna vastu headust näitama, sellepärast, et muidu sa oled nagu sellest kogukonnast välja tõrjutud. Et noh, et kui sa nagu kui sa ei suuda nagu sellele kogukonnale mingit tuge või armastust näidata, siis nagu kõige sellisemal nagu primaarsemal viisil sind nagu tõrjutakse välja sellest kogukonnast. Et noh, nagu ma seletan seda, püüan seda nagu selgitada võimalikult selliste loomalike nagu sõnadega või sõnadega, mida me üldiselt peame loomalikeks, aga see nagu mulle, ma võin siin eksida, aga see meie nagu selline soov elada grupis, karjas, koonduda ümber ühtede gruppide, et see on nagu miski, mis paneb meid nagu omasid hoidma, et inimesega kaasneb selline meeletu nagu grupi mentaliteet, mis on läbiv meie ühiskonnas nagu nii heas kui halvas, selles mõttes, et me tahame armastada ja hoida omasid, isegi kui see hind on see, et me hoiame sellest kinni nagu 10 küünega ja samal ajal kipume siis kartma ja nagu pelgama võõraid kuni ka selleni, et see on nagu muutub mingites kontekstides ebaratsionaalseks ja meie nagu hirmud ja asjad tulevad sealt. Et noh, nagu ma arvan, et üldse nagu defineerida head ja halba on mingil määral nagu keeruline, noh jällegi oleneb, millise filosoofilise nagu lähenemise osas sa parasjagu ennast nagu koduselt tunned. Kindlasti on nagu doktriine ja lähenemisi, kus hea ja halb on väga selgelt defineeritud, aga jällegi siis me jõuame tagasi sinna, et inimene eksisteerib väga paljudes nendes erinevates nagu kontekstides, aga sellisel väga nagu baastasemel ma arvan, et see nagu iha kogukonna järele on suur, mida selleks, et nagu kuuluda kogukonda, pead sa sellele spetsiifilisele kogukonnale vähemalt kuidagi mingil määral siis armastust või hoolt näitama. Ma usun, et see on nagu loomulik käitumine meil, et ma ei ole nagu 100% kindel, et me sünnime nagu blank slate neutraalsena, aga kindlasti ma ei usu, et me sünnime kuidagi väga noh, ma ei tea, halvana ja siis meid tuleb nagu vaeva nähes õpetada heaks, et seda ma nagu kohe üldse ei usu. Ma usun, et me sünnime hästi isekatena ja lapsest täiskasvanuks saamine üldiselt on isekuse nagu noh, minetamine mingites kontekstides. Noh, pole midagi isekamat kui väike beebi, kes karjub su peale, kui ta ei saa seda, mida ta tahab, eks ole. Mis on loomulik, nii ta jääb ellu. Coldplay. Coldplay. Sorry, sa jõudsid leiutaja küla Lotteni, et headus on või kõige huvitavam viis elada on olla hea või midagi siukest. Ja ma lihtsalt, et kuidagi reageerida sellele ka, mis sa rääkisid, ma olen nõus sinuga selles osas, et siin on ka ilmselt oluline panna paika mingid nagu parameetrid, et millise lähenemise või millise doktriini me praegu võtame aluseks ja siis kuidagi selles raamistikus on võimalik mingisugust sellist loogilisemat vestlust võib-olla pidada või kuidagi mingit vestlust, mis püsib paremini koos. Et me võime ka lihtsalt vaielda, et ühel on üks eksib ja teisel on õige. ma ka ei arva, et inimene sünnib nagu halvana nagu, või et ta sünnibki nagu siuksele skaalale, et ta on kas hea või halb või ma ei tea, 70% hea, aga 30% halb või midagi sellist, et ma arvan ka, et nagu, et see, mida sa kirjeldasid beebide kohta ja kuidas me sünnime väga isekatena ja siis ma ei tea, suureks kasvamine ongi selline isekuse minetamise protsess või kuidagi jah, et isetuse õppimine,
aga jällegi, et seal juures ja see kogukonna vajamine ja see, kuidas me olemegi ilma kogukonnata meid ei eksisteerigi ka üksikindiviididena, et sellega ka jällegi 100% nõus. Aga jällegi, et kui mis juhtub siis, kui tuua siia arutellu sisse ikkagi ka see, et mille arvelt me üldse nagu oma kogukondasid saame koos hoida või toita või nagu soojas hoida ja nii edasi, et see kõik jällegi nagu toob meid tagasi selle juurde, kuidas me tahes-tahtmata peame midagi kelleltki või milleltki ära võtma selleks, et meil oleks elutingimused tagatud. Et söögi mõttes on ju väga siuke lihtne ja kõigil arusaadav näide on lihasöömine näiteks on ju. Ja see on miski, mis toimub looduses niikuinii kogu aeg keegi kuskil murrab kellegi maha ja sööb ära. Et lihtsalt inimestena me oleme sattunud sellisesse olukorda, et me peame nagu mõtlema selle peale või selle otsusega kedagi maha murda või mitte. Et selle otsusega käib kaasas mingisugune moraali selline küsimus on ju, või mitte ainult moraali, vaid ka üha teravamalt on ju mingid sellised keskkonnahoiu küsimused ja nii edasi. Mis on ka omaette moraali küsimus, jah. Ja nii edasi ja jällegi, et kas seda kõike nagu saab või on otstarbekas paigutada sellisele hea-halva skaalale või see on lihtsalt mingit sorti selline paratamatus, mis käib eksisteerimisega kaasas, et energia peab liikuma kuskilt kuskile ja siis see, mil viisil ta sinna sellest ühest olekust teise viiakse, see lihtsalt nagu sõltub siis kontekstist, et ma ei tea, inimese puhul, et selleks, et saada energiat, ma lihtsalt pean midagi manustama, see on siis olnud kas mingi varem elus olnud loom või mingisugune taim, mis varem kasvas, aga kuidagi moodi see peab lõpuks mu kõhtu jõudma ja siis ma muudan selle energiaks, mis võimaldab mul teha tegusid edasi. Ja kuidagi ma pean selle tagasi keskkonda väljutama viisidel, mis võib sellele keskkonnale ka kahjulik olla. Et mingis mõttes nagu on nagu mõttetu seda paigutada hea-halva skaalal, aga kuskilt maalt ikkagi see on nagu vajalik. Minu jaoks on ta nagu pigem unhelpful, sellepärast, et see, kas lõvi murrab saaklooma maha nagu paigutada hea ja halva skaalale, nagu on teatud mõttes absurdne, kuni siis selleni välja, et olles tegelenud terve elu nagu keskkonnaga, et keskkonna kaitsmine ei ole ei hea ega halb, teatud mõttes, selles mõttes, et nagu keskkond ei hooli sellest, kas sa tema eest hoolid või mitte, et ei ole nagu otseselt võimalik öelda sellisest nagu indiviidi kontekstis või sellisest nagu täiesti absoluutses perspektiivis, et raiskav, ressursse hävitav viis toimetada on kuidagi halvem või parem kui säästlik ja selline nagu tulevaste põlvede eest hoolitsev eluviis, välja arvatud siis selles kontekstis, kui sa tood sinna sisse selle inimkogukonna, kus sa nagu pead hakkama mõtlema, et okei, et aga minu raiskav käitumine nagu teeb halvemaks teiste elu ja võtab nagu teistelt midagi ära ja tekitab võimaluse, kus tulevastel põlvedel enam ei ole või et nad elavad keskkonnas, mis on nende jaoks nagu palju halvemini või millele nad on oluliselt halvemini nagu kohastunud. Ehk siis nagu jällegi ei planeedil Maa, kui sellisel ei ole sooja ega külma, et tihti nagu minu jaoks on hästi unhelpful kõik need nagu illustratsioonid, mis tehakse, kus näidatakse kuidagi seda maad sellise nagu sureva ja kurvana ja on kõik see nagu Gaia hüpotees, eks ole, ehk siis nagu, et maakera iseenesest on nagu justkui elus organism, mis mingite jällegi narratiivide kontekstis võib olla kasulik, aga mis ei ole nagu minu lähenemine, et üldiselt nagu ma arvan, et sinu see nagu kirjeldus, et energia peab viima ühest vormist teise on nagu see kõige nagu sellisem ausam ja aluselisem kirjeldus, et sinna nagu selle hea ja halva sisse toomine ei ole oluline, aga ta muutub oluliseks siis, kui nagu keegi kuskil kannatab ja ma arvan, et siis hakkab selle piiri nihutamine juba keerulisemaks minema, et okei, et lõvi hävitab gaselli, gasell kannatab, lõvi saab süüa, et seda me nagu inimkäitumise kontekstis ei vaatle, inimene põhjustab kannatust loomale, siin me juba nagu hakkame vaatama, et okei, kuule, et isegi nagu kontekstis, et me
tapame loomi, et seda süüa, noh, me oleme kokku leppinud omavahel, et seda ei tohiks teha piinarikkalt, ehk siis noh, nagu on tehtud meeletult tööd, et noh, nagu see oleks võimalikult noh, nagu loomale siis võimalikult vähe piina valmistav, aga samal ajal noh, on täiesti nagu vältimatu diskussioon, et karjaloomade pidamine ja meeletus koguses nagu liha tööstuslik tootmine põhjustab loomadele kannatust, nii et ka siin kontekstis noh, inimese vaatest juba sa võid hakata mõelda, et kas miski asi on halb, hea, ebaeetiline, eetiline, kui palju sa kellele, mis tingimustel kannatust põhjustad, et ise mingit nagu naudingut saada. Aga kui me läheme konteksti, kus on inimene ja inimene, et noh, siis on juba väga selge, et noh, et sul on justkui nagu sihuke üks-ühele kontekst, et noh, et sina saad mingit naudingut, aga võib-olla keegi teine saab nagu piina, et noh, et see ei ole hea. Et noh, sinu nauding ei tohiks tulla kellegi teise kannatuse arvelt, et seda me nagu üldiselt laias kontekstis suudame kõik kokku leppida, et see on halb, aga üldises muus kontekstis need hea ja halva piirid on nagu hästi fuzzy'd. Jaa, aga siis võib-olla... Kust me alustasime sellega? Lottest? Sulle ei meeldinud see mõte, et ma naersin selle üle, et hästi elatud elu on kõige parem elu või kuidas see on? Kõige huvitavam? Ei, headus teeb elu huvitavaks. Okay. Ja ei, ma ikkagi ei ole nagu 100% kindel, et see on tõsi. Ma arvan, et headus on oluline, aga ma ei ütleks, et see ilmtingimata elu huvitavaks teeb. No see on sellepärast huvitav ei ole ka alati hea. Tagline. Okei, sul on probleem selle sõna huvitav. Sõnaga huvitav. Mis sul seostub sõnaga huvitav? See on see nagu kunagine needus, et may you live in interesting times, eks ole, et sa elaks huvitavatel aegadel, et see on nagu selles mõttes needus, et huvitav aeg ei pea ilmtingimata tähendama meeldivat, mugavat ja head aega, eks ole. Et on väga huvitav aeg, kui sa elad nagu keset sõdu, aga see ilmtingimata ei ole nagu hea. Okei, see aitab mul paremini aru saada, miks see sind kriibib või kuidagi. Et me oleksime kogu selle vahepealse vestluse võinud vära jätta. Ei, sest et see kõik on omavahel seotud ja ma arvan ka, et me ei pea mõtlema sellest sellises raamistikus, et inimene siis kas on hea või on halb või midagi sellist. Et või peada selle juurde, et inimesed nagu noh, nii palju, kui nad saavad, nad valivad, mida nad teevad või ei tee. Ja sageli inimesed, isegi kui nad saavad valida, nad ikkagi pigem teevad halbu tegusid kui häid tegusid. Ja noh, pärast teise maailmasõja õudusi on noh, üks selliseid, ma ei tea, kuulsaid, ma ei tea, tsitaate, mida aeg-ajalt ikka kuuleb, pärineb Hannah Arendtilt, kes rääkis, ma ei mäleta, mis see tsitaat täpselt oli, aga ta räägib kurjuse banaalsusest. Ja noh, lühidalt kokkuvõttes tema mõttekäigu mõte on see, et me oleme nagu harjunud kujutama ette, et kurjus on midagi sellist salakavalat ja karismaatilist, umbes nagu, ma ei tea, siuke the devil või mingisugune noh, siuke nagu deemonlik tegelane, kes on nagu kuratlikult kaval ja kuidagi siukene, et kuidagi nagu ta niimoodi keerab inimese ümber oma sõrme ja paneb ta tantsima oma pilli järgi ja ta on siuke nagu võluv ja lummav ja veenev ja vastupandamatu. Ja Arendti hinnang sellele, miks teine maailmasõda üldse sai või noh, miks konkreetselt natsid said nii suure kõlapinna ja kuidas nad nii-öelda nagu noh, kuidas nad lihtrahva või kuidas nad massid endaga kaasa tõmbasid. Et selle seletus ei ole mitte see, et kurjus on jubedalt köitev ja intelligentne ja kaval, vaid just selle vastand, ehk siis, et kurjus on tohutult banaalne ja sellisena nagu täiesti ebakarismaatiline ja ebahuvitav, et see on, et kurjus saab võimule pääseda ainult siis, kui inimesed lasevad sellel kõigel lihtsalt juhtuda nagu iga päev natuke, noh, nad natuke ei tegele sellega, millega tegelikult peaks tegelema ja lasevad teatud asjadel juhtuda ja siis lõpuks nagu see tegemata jätmiste rida
viib olukorrani, kus enam pole tagasiteed ja juba on liiga palju nagu seda köit käest antud, eks ole, et kurjus on väga banaalne ja igapäevane ja harilik, et ta ei ole eksootiline ja põnev ja sihuke karismaatiline ja ma vaatangi seda Lotte tunnuslauset läbi sellise filtri, et headus, et just nimelt, et headus, mida me oleme harjunud nägema sellise asjana, mis on lapsik ja natuke igav ja ebaseksikas ja sihuke selles mõttes nagu argine, et ta ei püüa meie, meedia näiteks, uudiste tööstus, ajakirjandus ei ole üles ehitatud lugudele headusest. Kõik väljaanded, olenemata sinu, ma ei tea, poliitilisest siuksest meeskonna kuuluvusest või mida iganes, igal juhul need uudistesaideid, mida sa jälgid, kõik esilehe uudised on üles ehitatud niimoodi, et sa jumala eest kindlasti klikiksid vähemalt ühele nendest pealkirjadest, sest et miski seal peab sind nagu ärritama, erutama, kuidagi käima tõmbama, raputama sind natukene välja mingist siuksest nagu rahulolu seisundist, kus sa nagu ei vaja uut infot juurde. Ta peab tekitama sinus mingisuguse tunde, et seda infot mul on kindlasti vaja teada, et mingisugune nagu ärrituse moment peab nagu toimuma. Kõige parem meemimaterjal pidi olema tülgastus. Et tülgastus on nagu see emotsioon, mis kui sa suudad inimestes esile kutsuda tülgastust, siis need meemid levivad nagu eriti hästi. Mis tõttu, kui sa jälgid näiteks populistlikku propagandat ja ma siin ei vali nüüd seda, et kas ma räägin, millise poliitilise spektri poole populismist ma parasjagu räägin, ei olegi niivõrd oluline, aga absoluutselt mõlemad populismi otsad nii vasak kui parempoolsel nagu spektri poolel kasutavad ju vastikust nagu väga-väga tõsiselt ära. On see siis mingisugune nagu vaktsiinide ajal nagu toodi välja, et need süstid on, ma ei tea, nagu on inimeste tapmiseks, hävitamiseks, kontrollimiseks või siis sama hästi, eks ole, räägitakse sellest, kuidas nagu ka näiteks vasakpoolsed populistid kipuvad parempoolseid populiste siis nagu kirjeldama ka, eks ole, väga selliste nagu rõvedate vastikute lurjustena, sa üritad inimeses nagu esile kutsuda heal juhul viha, veel paremal juhul tülgastust, et kui sa nagu, ideaalne näide pro-life, eks ole, teema, eks ole, kus sa nagu räägid laste mõrvaritest, eks ole, nagu loodete puhul, kus me räägime, eks ole, okei, ma ei hakka siin oma poliitilisi veendumusi esile tõstma, sest järgmine lause oleks juba seda teinud, aga et see näide on nagu selle ümber, et et sa üritad leida võimalikult nagu emotsionaalselt nagu tugevat argumenti, mis tekitaks võimalikult palju tülgastust, sest siis see saab võimalikult palju tähelepanu. Just, jaa. Ehk siis jällegi ühesõnaga, see ilmestab väga hästi seda või kuidagi illustreerib seda, mida me silmas peame, kui me räägime sellest, et meedia ei ole üles ehitatud lugudele headusest otseselt, on ju. Ja jällegi see nagu loodetavasti aitab selgitada, miks minu jaoks see Lotte tagline headus teeb elu huvitavaks, on huvitav ettepanek või huvitav statement, sest et see on selles mõttes nagu ootamatu ja samamoodi ja ongi, et ma jällegi jättes kõrvale, kas inimesed on olemuselt head või halvad, fakt on see, et me elame ühiskonnas või ühiskondades, kus kehtivad seadused on loodud selleks, et inimesi ikkagi kaitsta ja et neid kogukondasid nagu hoida täiesti kaosesse kukkumast, eks ole, et me peame endale kehtestama mingisugused piirangud ja mingisugused raamid selleks, et me iseennast ei hävitaks sisuliselt ja samamoodi ma näen religiooni rolli väga sarnasena, et see on küll nagu spirituaalsemal tasandil, võib-olla käib seal suuresti see
ma ütleks nii, et seal on ka spirituaalne tasand, aga väga paljud nendest nagu lugudest ja nendest õppetundidest tegelikult ei toimu spirituaalsel tasemel. Just, et see nagu lõpuks ikkagi taandub sellele, et me üritame reguleerida inimest ja reguleerida kogukonda niimoodi, et see püsiks koos ja et see püsiks nagu kuidagi jätkusuutlikult ja edasivaatavalt ja arenemisvõimeliselt koos. Midagi selle mõtteharjutuse osas häirib mind endiselt ja ma see on fine. Lihtsalt ma tuleks korraks sellega nagu tagasi Coldplay muusika juurde, et võib-olla siis ma oskan nagu kuidagi kirjeldada või näitlikustada, mis mul selle juures nagu keeruline on. Coldplay puhul, et nüüd lõpuks kasutada seda Lotte tunnuslauset selles nagu kontekstis, kuhu ma tahtsin seda lõpuks tuua. Minu arust Coldplay eripära seisnebki selles, et kuna neil puuduvad kõik põhilised nagu rock-elamuse või rock-bändi, rock-superstaaride sellised klassikalised omadused, siis see flip, mille nad teevad, mis on väga cringe, aga samas töötab nende kasuks, on see, et minu meelest Coldplay tõestab, et headus teeb rocki huvitavaks. Okei. Ja nüüd me jõuame sinna, miks see sinu mõte mulle nagu, võt ja siia ma tahtsingi jõuda, et miks see mulle vastu karva on, aga räägi edasi. Ei, aga räägi sina, ma olen ära öelnud, mis ma tahtsin öelda. Et sinu jaoks see on huvitav. Minu jaoks on huvitav, sest et see on nii, mis see sõna on nagu see counterintuitive, kuidas sa ütled seda eesti keeles, et see on nagu mitte loomulik või nagu mitte intuitiivne lähenemine, et see nagu ei peaks töötama, sest et see käib vastu rock'n'rolli valemile tegelikult. Et mässamine ongi nagu selle siis nagu mässamise vastu mässamine. Nad ei mässa, selles ongi point. Ja see ongi mässamine, et nad ei mässa. Ei, kui nad mässaksid mässamise vastu, siis see oleks talumatu. Okay. Siis see oleks nagu räige. Aga kuna seal nagu see mäss üldse puudub ja point on nagu see, et nagu ma väsisin ära. Ma saan aru. Et nad ei mängigi seda mängu just nagu. Ja see ongi see, mis on nagu nii veider. See on rock'n'roll, eks ole, et need ei huvitagi. Et nad on nagu omal tasemel, teevad oma asja ja sellepärast on nad huvitavad. Et see on see, millest me alustasime, et nagu, kuidas see sinu meem oli, et I am cringe, but I am free. Jah. Et me jõudsime nagu selle mõtteni tagasi. Võib-olla, räägi sa natuke, siis ma võib-olla saan ka paremini aru, kas see lennuk on maandunud mu jaoks. Minu mure on selles, et kui me ütleme, et hea on huvitav ja Coldplay on just kui selle nagu selle näide, siis nagu probleem on selles, et nagu Coldplay ei ole huvitav. Et noh, nagu kui sa kõik need nurgad ära võtad, et siis minu jaoks nagu kaob ära ka see nagu huvi, et miks mulle meeldib kuulata, ma ei tea, Frank Zappat on see, et ta on nii nurgeline, et nagu igalt poolt on kuskilt midagi kinni võtta ja noh, nagu seal ei ole nagu midagi pistmist headusega, seal ei ole ka otseselt midagi pistmist nagu halvaga, aga see on nagu siuke suur keskmine sõrm nagu sellele, et kuidas asjad on, paneme nurki juurde, teeme nagu teravaks ja noh, teatud mõttes nagu selline ma toon Viva la Vida, mis on lugu, mis mulle ja album, mis mulle endiselt meeldib, selle nagu noh, ütleme, ma kirjeldasin enne ka seda, kuidas see on kuidagi mingisugune selline eemaldumine, kaugemalt vaatamine ja seal on mingi siuke rahulolu pehmus. Ja mulle lihtsalt selle kõrval tulid meelde ühe Prince'i loo Breakdown sõnad, mis on võib-olla mitte nagu kõige kuulsam Prince'i lugu ja pigem nagu noh, ma ei tea, mulle meeldib igasugune Prince, ka hilisem Prince ja igast veidraid asjad, mis ta on teinud, aga mulle nii meeldivad selles loos on üks salm, mis on ka täpselt siuke nagu tagasi vaatav ja kuidagi ennast nagu kaugemalt analüüsiv, mida muidugi väga palju muusikas teeb. I used to throw the party at the New Year's Eve. First one intoxicated, last one to leave. Waking up in places that you wouldn't never believe. Give me back the time, you can keep the memories. Mis on nagu see viimane lause. Kõik enne seda on nagu mingi siuke setup. See viimane lause on nagu
jõhkralt kurb. Give me back the time you can keep the memories. Mis on mingi nagu nii sügav ja meeletu pettumine, et ausalt öeldes ma nagu, nii harva juhtub selliseid asju elus, kus sa nagu mõtled, et see aeg oleks võinud täiesti olemata olla, et sellest ei ole ka ühtegi head mälestust. Ja võt see on nagu nurgeline, see on terav ja see nagu lõikab. Ja nagu Coldplay'd kuulates nagu ka need kurvad asjad kuidagi nagu ei lõika. Vaid seal on mingi leppivus, seal on mingi siuke nagu pehmus. Ja võt nüüd mul ongi nagu see, et nagu hea on huvitav, et nagu mul on tunne, et huvitavam on see lõikamine. Jah, ma arvan, ma olen sinuga nagu täpselt samas paadis ja sellepärast ma ütlengi, et sellepärast see ongi bänd, mis ajab mind tohutult segadusse, sest et ühesõnaga ma õnneks, või me ei ole nagu otseselt maininud maitset, muusika maitset, et maitse üle ei vaielda, kõigil on oma maitse ja nii edasi. Ja nagu loomulikult väga suur osa sellest diskussioonist tegelikult taandub sellele, et see kas on sinu maitse või ei ole, Ja muidugi. Et ja selles mõttes nagu see võiks olla ka väga lühike vestlus, lihtsalt, et mulle ei meeldi see muusika, mul ei ole seda vaja kuulata, ma kuulan midagi muud. Cool. Ja siis on samal ajal nagu, tohutu hulk inimesi, kes ütlevad, et mulle siuke muusika meeldib, ma kuulan seda nii palju, kui ma saan. Ja ma neid teisi bände ei taha kuulata, mida sa kuulad. Jällegi, väga hea. Et lihtsalt ma arvan, et Coldplay väärib siukest pikemat käsitlust just sellepärast, et nad on, nagu sa ütled, mingis mõttes nagu meeletult igav ja ilma teravate servadeta bänd, et need laulusõnad ja see muusika nagu ei lõika, et on nagu täiesti siuke nagu, nad ongi nagu mingi siuke pehme kaisuloom, nagu, mis sobib nii 3-aastastele kui ka 35-aastastele kui ka 93-aastastele, et on nagu siuke kõigile mõeldud mingisugune siuke kõigile saad aru, et kui mis on nagu, see on selline case, kus nagu, et kui miski on nagu nii universaalselt vastuvõetav, siis ta nagu, siis oht on see, et võib-olla tal puudub üldse igasugune nagu värv ja maitse ja iseloom. Et see on lihtsalt mingisugune siuke comfort food, mis nagu sobib kõigile. Et see ma ei vaidle vastu nagu nendele etteheidetele ka absoluutselt. Ma ütleks ausalt, minu poolt selle nagu etteheide ja ma olen sinuga nõus, et Coldplay nagu ei ole, vaata see on just kui nagu, et see ei pea nagu rääkima, just kui ei ole huvitav, siis nagu ei peaks rääkima. Coldplay nagu selles mõttes endiselt on huvitav. Minu meelest see diskussioon oli huvitav ja Coldplayst on huvitav rääkida. Just sellest nagu kontekstist, kus nad siis nagu paigutavad, just sellest nagu vihast, sellest nagu lihvitud nurkadeta, kõigest, see on nagu, iseenesest on see nagu huvitav. Ja ma tegelikult väga soovitan vaadata, YouTube'is on, ma olen seda kanalit siin korduvalt maininud, ta on teinud väga häid videoid ja teeb edasi. Põhimõtteliselt iga video, mis ta teeb, ma soovitan vaadata. Mike the Snare on siuke kanal ja ta teeb selliseid deep disco dive, kus ta võtab mingi bändi ja analüüsib nende kogu diskograafia läbi, mitte vaatast, mis on universaalne, aga kas talle meeldis, mis talle silma paistis ja ta on teinud Coldplay deep disco dive ja ma väga soovitan seda videot, see on väga põnev. Vau, ma kindlasti vaatan seda, see kõlab väga põnevalt. Et kui see 1,5 tundi Coldplay kontserdi analüüsidele praegu nagu väheks jäi, I have a YouTube video for you. Need on ka tavaliselt mingid pooletunnised videod, nii et õhtu on sisustatud. 1,5 tundi mingit teemat analüüsida on siuke, me oleme veel lapse kingades, sest et samas me jõudsime ikka nagu siukse süva inimese ees nagu siukse nii sellise filosoofilise tasemeni kui siuke sünge bioloogilise levelini välja. Läksime entroopiast rääkima. Ma ei arvanud, et me sinna välja jõuame, aga mul on hea meel, et me seal ära käisime. Elunikas heikus. Aga me oleme lapse kingades sellepärast, et minu viimaste aegade lemmik videomängu podcast Into the Aether andis just välja üllatusosa
pärast väikest suvevaheaega, mis, kui muidu nende harilikud iganädalased osad on siuksed kas 1,5 tundi või võib-olla 2 tundi vahetevahel, siis see üllatusosa, millega nad tagasi tulid suvepuhkuselt, selle teemaks on nullindate parimad mängud, ehk siis nad... See on hea aeg, see on hea periood. Nad käsitlevadki seda esimest 10 aastat, on ju, 21. sajandi alguses ja... Seal hakkasid juba tulema igasugused siuksed 3D-mängud ja asjad ju. Seal juhtus igast põnevaid asju ja neid põnevaid asju tõesti juhtus nii palju, et see üks osakene kestab 16 tundi. See on isegi pikem, kui vaata ühes osas ma tõin selle mingi a short analysis of Phantom Menace, mis oli mingi 12 tundi. Et neil oli esmakordselt, nad on varem ka nagu pikki osasid teinud, aga mitte kunagi pole ükski nende osa olnud 16 tundi pikk. Ma olen siin vahepeal kuulanud mingeid audioraamatuid, mis on nagu tihtipeale olnud 8-tunnised. Ma korra vaatan, mis meie kõige pikem osa pikkus oli, sest see oli ka ikka 3 või 4 tundi. See võis olla mõni meie sünnipäeva ja oli, osa. Aga ma just mõtlen, et kas ta oli 3 või 4 tundi, ta oli ka väga pikk. Ja. Aga jah, et selles mõttes nagu rääkida 1,5 tundi Coldplayst on süke, kuidas öelda, väike soojendusharjutus või süke esimene amps suupistest, enne kui tuleb 7-käigulise õhtusöögi esimene päris käik. Miski pärast ei ole võimalik nagu see Facebooki see videoplayer ei taha näidata nagu seda aega, kui palju osa lõpuni on. Nii, 3 tundi ja 40 minutit oli meie 4. sünnipäev, mis toimus siis karantiiniaegses maailmas vist äkki või? Ma pakun. Jah, võib küll olla 4 aastat juba möödas ju sellest. Tõmbame siis joone alla sellele Coldplay teemale, tegelikult me võime veel rääkida. Meil on veel lisasaade, mida meie Patreoni toetajad saavad kuulata, kui te olete meie Patreoni toetajad. Sul on mingisugune huvitav vutlar kaasas, ma tahtsin juba algusest peale küsida, aga ilmselt see peab jääma siis mõne teise korra sisse. No see ei pea, ma võin nagu lühidalt rääkida sellest sükse väikse nagu, et panna i-le täpp peale, siis väike süke mini lõpurubriik. Teeme mini lõpurubriigi. Nii, Ivo, ma teen selle vutlari lahti, ma kirjeldan seda vutlarit, see on selline, kuidas öelda, ütleme nagu sükse nagu rahakoti, tänapäeval rahakotid on väga väiksed muidugi. See on nagu mu kunagine ema rahakott. Sinu ema kunagise rahakoti suurune süke vutlar, halli värvi, kus on 3 südant peal, kas sa tunned ära need südamed? Need on nagu Legend of Zelda südamed. Just nimelt, sul on kodutöö ilusti tehtud. See vutlar muidu on minu New Nintendo 3DS XL-i vutlar. Okay. Aga siia mahub ka väga kenasti sisse selline väike pihukonsool. Enne mille ostmist ma tegin ogaralt pikka taustauuringut ja sükest jänesuurgudes ekslemist. Väga huvitav. Nagu ikka... Nagu rituaal nõuab, on ju, enne mingi seadme ostmist. Ma annan selle su kätte, sa võid lihtsalt vaadata ja siis pakkuda, et mis asi see on. Ma enne lahti ei teegi veel, ma niimoodi vaatan siit ümber ringi. Kui seda nagu firma nimesid pealt lugeda, mis on raskesti aru saada, ma pakun, et see on mingi Anaernik või umbes nii. Ambernik, okei. Okei, siis sellest nagu ei oska midagi järeldada, ta natukene oma nagu välimuselt, ja taaskord see on veel, siin on nagu ekraan nagu kinni pandud, et ta on nagu vanasti olid need flip phone'id, eks ole, kus ja nagu ka praegu on uuesti moodi tulnud Samsungi flip phone'id. Clamshell on vist see nagu stiil, millest räägitakse. Ja ta meenutab neid vanu nagu
Nintendo mingid käsikonsoole, sest üks Nintendo põlvkond oli ka selline, kus see Nintendo, ma ei tea, kas ta oli siis mingi DS äkki või enne DS, see oli vist Game Boy mingi versioon, mis niimoodi töötas. Aga mul on YouTube'ist silma jäänud, et on terve hulk mingeid selliseid Hiina või Aasia riikide tootjaid, kes toodavad selliseid uusi konsoole, mis sisaldavad endas hästi palju vanade konsoolide emulaatoreid ja mul on tunne, et see on üks nendest. Bingo! Ma olen midagi sarnast näinud YouTube'is. Issand, kui mugav see on tegelikult. Jep. See on nagu üllatavalt. Need nagu õlanupud on veits raske nagu pihta seda, aga kui taga mängida mingisuguseid Game Boy mänge või SNESi mänge, siis see kindlasti ei sega ju. Sa jõudsid väga ilusti jälile, et millega on tegu. See on väga kuidagi kvaliteetselt ehitatud, ma pean mainima. Ta on nagu, ta tundub nagu mugav. Jep. Ja see ekraan on üllatavalt suur, Jep. võttes arvesse selle. Sellel on ka nagu selline, vaata, Apple'i toodetel või miks kõigile meeldivad AirPodsid on see, et kui seda kinni paned, ta teeb head heli, see teeb ka head heli, ma püüan ta siia mikrofoni korra teha. See on siuke plõks. väga, väga rahuldust pakub. Ühesõnaga, samal ajal kui sina saatsid sõnumeid selle kohta, et mida ikkagi teha selle Steam Decki näljaga. Ma endiselt ei ole ostnud Steam Decki. Küll, tead, ma lahendasin selle enda jaoks täna ära. Ma kuulasin podcasti, see on Suvariik. Nende Patreoni lisaosa kusjuures ja seal tuli jutuks Disco Elysium. Ja siis mulle tuli meelde, et ma tahtsin ju Disco Elysiumi mängida, see peaks nüüd Switch'il ka olema. Ma olin nagu, mäletad, ma päris algus ootasin, et tuleks ometi Switch'ile ja siis ma unustasin ära. Et nagu lahendus on see, et ma ostan omale Switch'ile Disco Elysium ja mängin seda, et siis mul ei ole vaja nagu Steam Decki tingimata praegu. No, Steam Deck on ikkagi väga hea konsool, mida omada. Ja muidugi, kui sa tahad ainult diskot mängida, siis üleüldse, sul on PC olemas, kõige parem on mängida seda suuremalt ekraanilt ikkagi nagu telekas on veel suurem. Ma tahan lamada ja puldist mängida. No okei. No anyway, ühesõnaga, et see Anbernic on selles mõttes nagu ülivahva väike kaaslane. Nüüd ma olen sellises kohas omadega, et mind on nagu aina rohkem hakanud huvitama videomängude ajalugu ja suur osa sellest ajaloost hakkaks ära kaduma, kui ei oleks inimesi, kes hoiavad seda ajalugu elus emulaatorite abil. Ja tõepoolest, kes mäletab, siis kunagi oli siuke clamshell disainiga Game Boy Advance SP ja see Anbernic siis matkib seda disaini, aga on nagu natuke suurem, nii et on tegelikult käes natuke mõnusam. Ja see väike tore seade, millel saab seda ekraani siukse klapina kinni lahti teha, suudab mängida mitte ainult Game Boy Advance'i mänge, vaid ka NES, Super Nintendo, isegi Dreamcast, PlayStation Portable ja PlayStation 1 kuni selle põlvkonnani välja, neid vanu retromänge. Mitte, et ma nagu nüüd väga tahaks mängida, ma ei tea, PlayStation 1 mänge nii pisikesel ekraanil, et ta ikkagi on mõeldud mul pigem mängude jaoks, mis loodigi väikeste konsoolide jaoks kunagi. Ja kuna neid konsoole enam pole võimalik poest osta ja neid mänge suures osas ei ole enam võimalik osta ka kuskilt e-poest, siis see on nagu omamoodi siuke, kuidas öelda, siuke digitaalne raamatukogu, mida saab endaga taskus kaasas kanda. Referentsiks. Ja mis on väga lahe on ka see, et sa saad nagu igal hetkel lihtsalt hüpata nendesse mängudesse ja hüpata neist välja, ehk siis kui kunagi ammusel ajal polnud võib-olla nii lihtne seivida mänge näiteks või sul olid mingid teatud momendid nagu selles loos, kus sul oli võimalik seivida,
siis nüüd siin sa võid toimetada nii vabalt nagu tänapäeva inimene on harjunud, nagu ka ma ei tea Switchi puhul, et sa lihtsalt lülitad selle välja ja siis võib-olla 3 päeva hiljem lülitad uuesti sisse ja saad jätkata samast kohast, on ju. Et midagi ei juhtu, et siis siin sa saad nagu iga mänguga nii teha. Nii et ühesõnaga, mul on üks väike siuke sõbrakene, keda ma tahtsin tutvustada kõigile ja öelda, et see on pika researchi tulemusel tehtud otsus ja ma olen väga rahul. Ma lihtsalt mingi hetk märkasin, et YouTube'is on üks kanal, mille kogu funktsioon on sellist erinevate seadmete review'd. Nad on kõik üsna sarnased seadmed. Neid kanaleid on väga palju ja neid seadmeid on nagu ogaralt palju. Iga nädal tuleb välja mingisugune nagu natuke teistmoodi kujuga versioon sellest samast seadmest ja seal on, aga nüüd siin ei ole... protsessorid on erinevad ja nüüd siin ei ole Linux, vaid nüüd siin on hoopis mingisugune muu opsüsteem sees või mida iganes, see on nagu väga kirev ja tegelikult nagu oversaturated, mis on nagu üleküllastunud maastik. Mida sa sellega mängid? Hetkel ma mängin Final Fantasy Tactics mängu näiteks, mis oligi Game Boy Advance'i mäng. Aga plaanis on ka mängida vanu Castlevaniasid, Metroid, Fusion ja Zero Chrono Mission. Trigger oli minu meelest väga huvitav mäng, seda olen alati mõelnud, peaks uuesti. Chrono Trigger on ikkagi ka, kasutan nüüd seda sõna, tüvitekst. ja kindlasti ma mängin, aga ma ei ole suutnud otsustada, ma vist ei mängi Chrono Triggerit selle konsooliga siiski, sest et sellest on ka erinevaid versioone ja ma arvan, et ma tahan mängida SNESi versiooni, mis tähendab seda, et ma peaksin seda mängima suuremalt ekraanilt. Ühesõnaga, lubasin, et see tuleb lühike rubriik, venis pikemaks, see on okei, sest nüüd ma ikkagi lõpetan. Aga pane vähemalt saate märkmetesse link siis sellele konkreetsele seadmele, mis suure researchi tulemusena tuli, et kui kellelgi teisel on ka veel huvi, siis ta võib sama researchi pealt osta. Ja ma võib-olla, ja ma panen lingi, et mis see on, aga ma pean siia ääremärkusena ütlema. Ma lihtsalt pean seda ütlema. Et just nimelt selle mudeli puhul on internetis liikvel kirjeldusi mingitest juhtumitest, kus inimesed on pannud selle seadme laadima ja siis see on vaikselt hakanud nagu süttima. Oi, kui te seda ostate, ärge laadige. Et ja noh, Anbernic on sellest teadlik ja nad on vastanud, et tegelikult need on nagu väga-väga üksikud juhtumid, aga sellistel puhkudel on näete nii, et isegi kui sul on nagu 10,000 mudeleid ja sul on üksikud juhtumid, siis seda on ikkagi liiga palju. Ja noh, lahendusena siis on inimesed kuidagi hakanud nendes erinevates foorumites soovitama, et ära kasuta laadimiseks muud kaablit kui seda, mis sul sellega kaasa tuli. You're holding it wrong. Ja ühtlasi, et ära jätta seda lihtsalt nagu, ma ei tea, ööseks laadima või koju laadima, kui sa ise lähed ära. Et pane ainult siis laadima, kui sa ise oled nagu seal samas kui toas. Sa näed, kui ta suitsema hakkab. Et ühesõnaga, selline oluline ääremärkus on ju, et ma ei taha, et keegi nagu telliks endale selle Anbernici mudeli ja siis kirjutaks meile paari kuu pärast, et mu kodu põles maha, aitäh popkulturistid. Et teid on hoiatatud, aga mina võtsin selle riski, ma ei ole veel, see on nii värske süke kingitus ise endale veel, et ma ei ole pidanud seda veel laadima kordagi. Nii et stay tuned. Lugege uudiseid. Lugege uudiseid. Tallinnas süttis kortermaja. Nagu me juba alla joonisime, häid uudiseid ju keegi ei loe, nii et kui näete meie kohta uudist, siis järelikult see tähendab, et kas Ivo radikaliseerus, kuna tal on väga radikaalsed poliitilised vaated, mida ta isegi ei julgenud täna avada. Või siis mu kodu põles maha, sest ma panin oma retrokonsooli laatima. Ja need kaks asja ei pruugi üksteisest nagu lahus olevad asjad olla. See võib kõik olla seotud. Vot, no aga ilusat õhtut sulle ja ma ei tea, teile ka kuulajad, mis iganes ajal te seda kuulete. Ma tahtsin mingi kuidagi ametlik lõpp tuli, ma ei tea, miks. Nüüd saaksid arbuusi. Nüüd ongi, saade on läbi. Miks mitte? Sööge arbuusi. Sööge arbuusi.